Noori aktiivses liikumises tegelikult hoida on ülikeeruline, seda saab ainult ühel tingimusel, kui vanemad seda soodustavad. Põhjus on väga lihtne, arvutid ja ma veel kord ütlen arvutid. See virtuaalne maailm on selline, mida tavaline inimene, ema, isa kodus ei pakku. Ja see virtuaalne maailm meelitab teda nii pagana palju ja laps tuleb järgmine peab kooli hommikul vaadata, kõik on unised, nad ei jõua mitte tuhka. Mina näen küll seda, et see arvuti on üks põhjus, mis sport on selline, nagu ta on. Küsida, kas selle vastu saab, ma arvan, et ei saa. Ainult saab vastu siis, kui lapsevanem ise tahab. Nüüd vaadata tavalist kehalduskasvatustundi, siis te näete, missugustele vastuseisudele põrkavad kehalduskasvatusõpetajad. Kehalduskasvatusõpetajad üha rohkem annavad, viisakalt öeldakse, annavad kogu aeg üha rohkem lastele järele. Miks? Sellepärast, et lapsevanem määrab. Lapsevanem määrab ära selle, praktiliselt määrab ära selle, kas tema laps tuleb täna natukene sajab, et sutsukene, ta ei tule täna tundi, ongi kõik, märg on. Lapsed liiguvad vähe, autoga tuuakse nad kooli, koolis kehalduskasvatustunnis nad õiendavad, viilivad, tuuakse lapsevanemad toovad massiliselt tõendeid. Õpetajal on need kohustused, kogu aeg kohustus. Aga lapsel on õigused, lapsel on täna õigus mitte tundi tulla. Ema kirjutab tõendi, et täna lapsel on nohu, järgmine päev on jälle nohu ja siis ta käib veerandis 2 või 3 tundi ja mitte midagi kohal teha ei saa. Me maksame selle ise kinni, aga siin mina ei näe teist varianti, see peab olema riigi poliitika. Mõnes koolis on keskkoolis on üks tund, üks kehaline kasvatus. Kehaline kasvatuse tund peaks saama tagasi selle alge, mis ta oli 40 aastat tagasi. Ehk kui sa olid kehalise kasvatustunnis, siis sa tulid kehalise kasvatustunnist ära, sa olid vähemalt igine. Praegusel kujul, ütleme, igi saamine on täitsa igiseks, minemine on ikka üpris juhus, väga harva. Ja tüdrukud ei taha üldse igistada, kui nad teinekord juhuslikult seal pallimängus natuke igiseks lähevad, siis järgmine probleem on see, mis spordijuhti kuulub, see on pesemine. Tüdrukud ei pese. Massiliselt tüdrukud ei pese, lähevad riietusruumi, parimal juhul vahetab seal dressi jälle selle tänava riietuse vastu, tundub see kogu see tegevus nagu vingumisena, aga see on tegelikult reaalne elu, nagu meil on. Ja kui võtame nüüd laste haiguse statistika, rääkimata sellest, kui palju on seal diabeedikuid, allergikuid, väga paljusid toite koolis nad ei söö, pohvetis võetakse, nagu teate, kartulikrõpsud ja niisugust asjad. Kahjuks see on kurb, ma muidugi loodan, et ma elan veel kaua, et tahaks näha, et see protsess muutub, aga see protsess ei muutu enne, kui meil need haigete inimeste arv kasvab veel ja kasvab kõvasti. Koolis on väga palju, on ju äärmused on, et on nagu väga palju tüdrukuid, kes on ülipeenikesed, aga ma ütleks, et need on, ma ei tea, kas ilus on ütelda nii, aga ütleks, et nad on peenikesed küll, nad on saledad rasvased. See tähendab seda, et tal ei ole lihast, ta on peenikene küll, aga seegi peenikese arvel, seal on ka väga palju rasvapolstri. See on vales söömisest. Tegelikult oleks vaja, rasvapolstrit oleks palju vähem tüdrukutel ja tüdrukud kardavad et kui nad nüüd lähevad jõusaali, et see rikub naise ära vastupidi. Maailma missid, maailma tippmissid. Need on 2 olulist asja, ujumine ja jõusaal. Ujumine ja jõusaal, põhilised, mis nad teevad. Mõlemad on ülimalt vajalik, missid ja modellid, 2 tippklassi. Aga miks siis tänapäeva tüdrukud sellest ei saa aru? Kõige häirivam on see, et ei taheta liikuda, aga see on ju nende tervis. Ja minu kui mehe puudutab mind selles mõttes üpris palju, et varsti tekib see, 10 aastat võib-olla edasi tekib see probleem, et tekib küsimus, kes sigitab lapsi. Üks asi, kes sigitab ja teine asi, kes sünnitab lapsi. See probleem on praegu tõsine. Sünnitatakse küll, aga mitte terveid lapsi. See on selge, et sünnitada tervet lapsi saab põhiliselt see, kes õigesti toitub ja õigesti liigub. Sama on ka poiste puhul, kui nad füüsist taga ei ole. Aga autoga tullakse kooli, autoga tuuakse, autoga viiakse jalakõndimist, ei ole värsket õhku, ei ole 4 tundi vaja iga lapsel vähemalt päevas värsket õhku, seda ei ole. Ta läheb koolist autoga koju, istub arvuti taha ja nii käib see aastast. Mure on suur. Aga kui te panete sügisel perioodil, ütlete, nüüd me täna jookseme, nüüd me täna orienteerime, nüüd me teeme vastupidasalasid, siis lapsed, nemad natuke jookseb, ta ei jõua. Ma ei jõua, aga ta ei saagi sellepärast jõuda, sest ta ei lähegi seda tegema. Ehk vastupidasaladel on ju niisugune seisend see inimene, kes ei jõua, kes alustab sellise vastupidasega. Seal on ju peale negatiivsed emotsioonide alguse mitte midagi kasulikku ei ole. Sest sa lähed jooksma, tekib kohe piimappe, see tähendab on valu ja veel kord valu.
Ja nüüd selles piimappeseisundis või seal valuseisundis peab olema päris kaua aega. Noh, ütleme 2-3 nädalat. Kannatad seda valu ja siis tekib nagu selle valuga harjumine, siis tekib hoopis uus tasand, siis tekib valuga harjumine. Ja siis tekib järgmine viimane etapp on see, kus lähed edasi. Vaat siis enam laps ei loobu. Aga küsimus ongi selles, et nii kui sa ühe korra õpetaja paneb sind jooksma, nii on sul valus ja sul tekib selle vastupidavusaladele vastu vastikus. Aga tegelikult vastupidavusalad ja ma ütleks veel teine asi näiteks, et jõusaal, mis on oluliselt vajalik. No see on üks põhjus ka näiteks, miks treeningutes tegelikult on lapsi vähe. See on üks põhjus, sest et nii kui treeningule minnakse, nii kui alguses tullakse küll treeningusse, nii kui treeningul mängitakse, müratakse, siis on alles. Ja tüdrukud tulevad ja poisid tulevad trenni sellepärast, seltskonna pärast. Aga nüüd, kui õpetaja või treener ütleb, nüüd me läheme võistlustele, siis nad kadub kohe. Miks? Sellepärast, et nad kardavad kaotada. Eks ole, võita saab ju üks, eks ole, aga tegelikult saab võita ka mitu, kui ma õigesti liigun, õigesti toitun, me võidame kõik. Me oleme kõik võitjad. Seal tegelikult teades, olles kooli inimesena ja treenerina, ma tegelikult tausta tean, harjutamist kui sellist ei ole. Lihtsalt minnakse võistlustelt võistlustele ja kui te olete lugenud, vaadanud, ütleme neid niisugused viimaseid apsu, siis väga palju on niisugused äkksurmasid. Äkksurmasid ongi selle tõttu, et lapsed on kehaliselt nõrgad ja nüüd nad lähevad väga äkki sellisele koormusele. Kõige kurvem on nagu see, et need samad väiksed poisid, sellega näeb ära, kui vabalt, kui lõdvalt ta jookseb. Ja nüüd selle 8, 10, 11, 12, see on enne murdeiga. Selle perioodil ei tohiks põhimõtteliselt tegeleda sellise vastupidavusega, mis siin toimub. See peab olema selline vastupidavus, kus laps mängib jalgpalli, käib ujumas, suusatab niimoodi, et ta ei võistleks. Miks? Selle lihtsal põhjusel, et see on see sensitiivne periood, kus lapsed arenevad väga kiiresti, psüühilised muutused on väga kiiresti ja nüüd tuleb see sportlik koormus takkaotsa. Ja sealt väljundina tuleb lapse tervisehäiret raudselt. Aga minu kui treeneri seisukohast on kõige halvem variant ju see, et see sama 10-aastane poiss, kes jookseb Paidest Türile ja nii teeb mitmed aastad, siis ta võiks rahulikult teha oma vanuse jooksuse ja sinna natuke ette harjutada ja jõuda järk-järguliselt sinna pikematele jooksudele. Ja nüüd, et väga paljud andekad jooksulapsed lastevanemate saamatuse tõttu on niimoodi, et nendest ei tule jooksumehi. Nad jooksevad praegu täiega ja kui kasutatakse ära võistlust kui kõige efektiivsemad vahendid, siis kui noor areneb väga kiiresti, kasvab ja areneb, eks ole, siis see tähendab seda, et täiskasvanute sporti selle lapsel kindlasti asja ei ole. Kepikõnd on üks nutikas asi välja mõeldunud ja ainult, et kepikõnd, see kepikõnd, mida ma siin Eestimaa pinnal näin ja mida üldjuhul inimesed teevad, see on natuke naeruväärne. Inimene omale kätte võtnud 2 toigast ja neid lohistab edasi-tagasi. Kepikõndi eesmärk on ikkagi see, et kepidest on kui vahend, sellega sa saad midagi arendada, treenida. Aga põhiliselt, et seda ka nagu õigesti ei tehta. Et sellest on vähe kasu, et sa tirid neid keppe edasi-tagasi, aga kepikõnd on selles mõttes on hea, et ka sellele lapsele, kes alustaks selle kehalise liikumisega, nagu praegu on, et ta saab ju sealt koormus ise valida. Ja kui tal käed ka ülakeha liigub hästi aktiivselt, käed liiguvad, see on ju vereringe, käib ju väga hästi ringi ja see ongi see, mida tegelikult kõige rohkem on vaja. Ja liigestel ei hakka. Spordiklass oli. Ja spordiklass tuli meile Türile sinna kooli 5. klassis, nende keskmine õppeedukus oli 3,58. Selle sama spordiklassil 3,58. Maapoisid tulid. Ja nad olid kõige nõrgem klass koolis. Oma 3 paralleelklassi, need kõige nõrgem spordiklassi poisid. Kõigi igavad spordimehed ja nii edasi. Kui nad lõpetasid ära 8. klassi, siis nende keskmine õppeedukus oli juba 4,08 või 4,03, midagi selline, keskmiselt üle 4. Ja kui nad lõpetasid ära keskkooli, siis nendest läks kõrgkooli kõige rohkem õpilasi. Nad olid kõige tervemad. See on kummaline. See tähendab, et kui laps liigub, tal füsioloogiliselt on ta tervem, kui ta on tervem, ta jõuab rohkem tunnis istuda, kui ta jõuab tunnis rohkem istuda, ta jõuab ka vastu. Üks Raimond Isok pedas oli selline hästi legendaarne kuju, tema ütles sellise lause, ladina keeles on see Arandum est ut sit mensana in corpore sano. See eesti keeles tähendab seda, tuleks soovida, et terves kehas oleks terve vaim. Ja nüüd ma esitan ka vastupidi küsimuse. Kus kohas saab see terve vaim olla, kui ihu on õdev? Tähendab, et ikkagi füüsis on alus igal pool.